kaks starti täna ja mõlema stardis olid sa kuskil 10 ringis, ja hakkasid sealt tagantpoolt ettepoole tulema, et sa saavutasid ka nagu päris head kohad, et 3. ja 4. Kui raske oli nende kohtade peale tulla? Ikka raske oli, et alati on hea stardist ees minema saada ja oma sõitu teha, et täna mul see kahjuks eriti ei õnnestunud, et stardiga üldiselt nagu ajastuse ja üle puuminekuga ma olen suhteliselt rahul, aga esimene sõit siis kaasvõistleja kaldus mulle natuke peale ja nii-öelda pidin hoo maha laskma ja teine sõit siis stardiabi tuli kohe lahti, et natuke nagu ebaõnne, et pidin küll tagant tulema hakkama. Esimene sõit oli see üpriski keeruline, et rada ei olnud veel nii aukus ja kuidagi üldse esimene sõit mul nagu tunne ei olnud nii hea, et rada on kohati mõne koha peal päris kõva, et natuke võõras, aga teine sõit ma suutsin kohe ikka alguses head ringid teha ja kohti parandada, et üldiselt ma olen rahul. Siin on nüüd järgmised 2 etappi tulevad ka kogu aeg Egumses juurde, et kui palju see nagu eelist annab, et sa juba oled ühe korra läbinud selle raja ja järgmistel sõitudel ka nii-öelda juba tead, mis sind ees ootab nii-öelda? Eks ta natuke ikka eelis on, aga ma arvan, et kõigil on, et selles mõttes, et rada, ma arvan, läheb järjest raskemaks siin, et sõitjaid on palju peal ja nii-öelda pinnas seguneb, ja mul on nagu eelis see võib-olla, et mul on tore alati Eesti fännide ees sõita ja päris palju oli kuulda täna Eesti fänne, et ikka tore on siin nii-öelda kodus võistelda.